Tere päevast ja head vabariigi aastapäeva! Eesti Televisioon kutsub teid järgneva umbes 50 minuti jooksul kaasa elama meie riigi 93. sünnipäevale pühendatud paraadile. 9 kompaniid, 6 patareid ja 3 rühma kaitseväelasi, kaitseliitlasi ning Sisekaitseakadeemia kadette. Kokku üle 1000 kaitseväelasega. Oleme siin kommentaatori kabiinis kolonelleitnant Peeter Taliga. Ilusat sünnipäeva kõigepealt. Kõige tähtsam uudis on see, et paraad toimub. Just. Ja sellel aastal on paraad natukene lühem, et vabariigi president ei tervita ükshaaval kõiki üksusi ja see on tingitud sellepärast, et ilm on natukene jahedavõitu, aga paraad toimub ikkagi sellepärast, et ei ole külma ilma, on ainult halb varustus ja Eesti Kaitseväe varustus on hea. Muide, me saame kohe väljakult küsida oma reporteri Indrek Treufeldilt. Indrek, kui külm seal väljakul ikkagi on? Tere! Siin on ametlikult -17, nõnda näitab termomeeter siin platsi peal. Ma arvan, et kui päike tuleb välja, siis on pisut soojem. Aga päris selline karge ilm, ma tunnen seda oma ninasõõrmetest, seda talve niisugust karedust. Aga ma olen rääkinud siin sõjaväelastega ja nad ütlevad, et kõige suurem katsumus on tegelikult seista paigal sellise ilmaga. Aga mul on hää meel tervitada siin Kaitseväe peadirigenti Peeter Saani. Kuidas siis teil on? Seekord olete väiksemas koosseisus? Seekord orkester kui selline esineb plaadilt, aga trummimehed on väljas ja aitavad paraadil taktsammu pidada. Kust see piir siis läheb? Millise külmaga enam pillimees välja ei tule? See sõltub muidugi, aga päiksepastelisi ilmaga -12 on juba ikkagi piir, kust enam alla ei saa. Nii et saate täna pisut kergemalt? Meil on kahju sellest, sest me oleme selleks palju ettevalmistusi teinud ja oleme selleks valmis olnud, aga ilm ei lubanud. Kuidas üldse see talv on teil olnud? Olete saanud siis lihtsamalt, kui pakast on olnud ja sellised väliüritused on olnud? No ainult, et viimane nädal, mis on olnud külm, aga muus osas me oleme ikka väljas olnud alati. -6-7 ei tee meile veel midagi. Kui nüüd trummarid on väljas, siis nende soolo esinemine on täna? No ütleme nii, jah. No saavad hakkama ehk? Kindlasti saavad hakkama, nad on tublid ja välja õpetatud toredad poisid. No suur tänu ja tervitame siis peagi siin platsil vabariigi presidenti. Ja tõepoolest, Vabaduse väljak on paraadiks valmis, lipud lehvivad uhkelt ja no on külm, aga selline see meie talv on, mis me siin ikka viriseme. Ilus talv ilma. Jah, Eestis on see üsna tavapärane, et talvel on külm ja mõnikord suvel on hirmus palav. Et me elame geograafiliselt ja poliitiliselt sellises kohas, nagu me elame ja meie naabrid on need täpselt, kes nad on. Paraadüksuste möödamarsi kavas siiski muutusi ei ole, et see toimub nii nagu tavapäraselt. Jah, täies pikkuses ja sel aastal on see natuke erinev selles mõttes, et paraad liigub siit Vabaduse väljakult mööda Kaarli puiesteed ja Pärnu maanteed kuni Viru ringini, et Tallinna külalised ja tallinlased saaksid paremini vaadata oma poegi, isasid, vendi, õdesid, kes paraadrivis marsivad. Ja üksjagu on seekord väljas ka tehnikat, vist pisut rohkem isegi kui tavapäraselt. Selles mõttes jah rohkem, et me näitame relvastuse ja varustuse näitusel pärast esimest korda uut soomustransportööri Pasi 188, mille me eelmisel aastal ostsime Hollandist, et see pannakse siia välja, mis on juba järgmise põlvkonna soomustransportöör, relvasüsteemid ja juhtimisseadmed moodsamad, et saab juhtida soomuskaitse alt raskekuulipildujat ja ka soomuskaitse on suurem, kõrgem kordades kui sellel Pasi 180, millega praegu on relvastatud Scouts-pataljon. Ja nende läbi sõitu me siit ka siis näeme... No me näeme seda vana Pasi läbi sõitu ja uus pannakse pärast välja, et need alles tulevad relvastusse ja on väljaõppes. Oleme veel võlgu mõned nimed. Paraadi rivistab niisiis täna maaväeülem kolonel Indrek Sirel. Paraad! Ja nüüd sõidab siis... Tervituseks! Valvel! Paraadiväljakule Eesti riigikaitse keskele vaat! Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Tähelepanu, loetud hetked on paraadi alguseni. Saabub Eesti Vabariigi president.
ja paraadi juhatab Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots. Härra Eesti Vabariigi president, Kaitseväe, Kaitseliidu ja politseiüksused on aastapäeva paraadiks üles rivistatud. Rivis 8 kompaniid, 6 patareid, 2 rühma, kokku 990 kaitseväelast ja 67 ühikut tehnikat. Paraadi juhataja kindralleitnant Laaneots. Paraad! Tere! Head vabariigi aastapäeva teile! No see tervitus, mis siin mõned hetked tagasi raksatas, seda oli küll piltlikult Sõrvest kuni Narvani kuulda. Pidi olema, jah. Ja see oli võimas. Niisiis, nagu oleme korduvalt öelnud, on tavapärane paraadi järjekord pisut muutunud ja nüüd oleme Kaitseväe juhataja kõneootel. Austatud härra Vabariigi president, proua Riigikogu esimees, härra peaminister, lugupeetud ministrid, ekstsellentsid, kaitseväelased ja kaitseliitlased, daamid ja härrad. Täna täitub 93 aastat päevast, mil Tallinnas kuulutati välja Eesti Vabariik ja moodustati valitsus. Samm, mille Eesti poliitikud, ärimehed, ohvitserid ja teised ühiskonnategelased astusid 24. veebruaril 1918 oli võib-olla väike sündmus maailma ajaloos, aga hindamatu Eesti rahva ja kultuuri kestmajäämise seisukohalt. Esimest korda ajaloos saime oma riigi. 1918. aastal välja kuulutatud iseseisvust tuli üsna pea kaitsta relvaga käes. Eesti Vabariik oli kestnud vaid mõne päeva, kui sisse marssisid Saksa väed ja võim, kes ei tahtnud meie iseolemisest midagi kuulda. Veidi hiljem kapitulatsiooni tõttu Baltikumist taanduvate Saksa vägede kannul tungis Eestimaale bolševistlik Punaarmee. Vaid 17 päeva pärast Esimese maailmasõja lõppu algas ohvriterohke vabadussõda, milles eestlased, relv käes, tõestasid võimet kaitsta habrast riiklust, vast tekkinud oma, mis pani meie vanaisad koonduma ühise eesmärgi nimel.
Eesti riigi sünnilugu meenutades tasub välja tuua 2 tõsiasja, mis edukas sündmuste käigu võimaldasid. Kõigepealt oli see oma riigi tunnetamisest sündinud üldrahvalik entusiasm, usk oma jõusse ja energia, mis võimaldasid jagu saada ülekaalukatest vaenlastest. Teiseks, rahvusliku ohvitserkonna ja sõjaväe olemasolu kui üks võtmetegureid, miks iseseisvus püsima jäi ja võit vabadussõjas saavutati. Rahvuslike relvajõudude selgrooks ja vabadussõja võiduseppadeks kujunesid 2000 Vene armees rindekogemuse omandanud ohvitseri, kes tundsid hästi venelastest ja sakslastest vaenlasi. Nende ohvitseride isikliku vapruse ja ennast salgava tegevuseta oleks Eesti kaitsevõime kokku varisenud veel enne oma sündi. Kahjuks jäi Eesti oma riikluse aeg lühikeseks. Juunis 1940 algas 51 aastat kestnud okupatsioon, mis peatas riigi iseseisva arengu. Täpsed andmed inimkaotuste kohta okupatsiooni aastatel puuduvad siiani. Hinnanguliselt aga hukkus perioodil 1940–1956 Nõukogude repressioonide tagajärjel umbes 90 000 Eesti Vabariigi kodanikku. Kodumaalt lahkus jäädavalt sama palju inimesi. Kaotasime 18% riigi elanikkonnast. 20. sajand ei tea ühtki teist näidet, kus omanäoline täiesti iseseisev riik oleks lakanud eksisteerimast nii, nagu juhtus 3 Balti riigiga. Meie jaoks lõppes Teine maailmasõda alles iseseisvuse taaskehtestamisega augustis 1991. Nõukogude aega iseloomustavate president Lennart Meri sõnade kohaselt elas Eestis kõrvuti Nõukogude totalitaarne fassaad ja selle taga teine Eesti, mis kogus trotsi ja jõudu ning üksmeelt ja poliitilist oskust, et hiljem taastada oma iseseisvus, taastada oma seaduslik koht rahvusvahelises elus. See kõneleb Eesti rahva uskumatust elujõust. 20. augustil 1991 kandis Eesti end jälle maailma poliitilisele kaardile ning sai oma tulekule peatselt ka rahvusvahelise tunnustuse. Uue aastatuhande alguseks saavutas Eesti oma arengus niisuguse taseme, et sai 2002. aastal kutse olla osaliseks sellistes võimsates rahvusvahelistes ühendustes nagu NATO ja Euroopa Liit. Alates 2004. aastast oleme nende mõlema täieõiguslik liige. Oleme ligi 20 taasiseseisvusaasta jooksul end tõestanud riigina, võrdse ja lugupeetava partnerina Euroopa ja maailma demokraatlike riikide peres. Kallis rahvas, tänaseks välja kujunenud rahvusvaheline julgeolekuolukord ei luba meile lõtvust või jõupingutuste vähendamist oma riigikaitse arendamises. Eesti geopoliitiline asukoht esitab meile väljakutsed, millega me peame paratamatult arvestama. Oleme Euroopa Liidu ja NATO piiririik ning seetõttu ei saa Eesti julgeolekuolukorda hinnata üks ühele näiteks Sloveenia või Belgia kuningriigiga Euroopa südames. Seepärast on riigikaitseks olulised nii iseseisva kaitsevõime tugevus ning riigi stabiilsus kui ka liitlassuhete vastupidavus ja kollektiivkaitse tõhusus. Oleme loonud ja välja arendanud kaitsejõudude segakomplekteerituse mudeli. Eesti sõjalise jõu moodustavad reservarmee, arvukas Kaitseliit ja mõned elukutselised väeüksused. Reservarmee ja Kaitseliit tagavad meie esmase iseseisva kaitsevõime. Elukutselised üksused on valmis panustama NATO ja Euroopa Liidu kollektiivkaitseoperatsioonidesse väljaspool Eestit. Väikeriigina peab Eesti kasutama heidutusvõime ja riigikaitse tugevdamiseks kõiki riigi käsutuses olevaid võimalusi. Seda nii riigisiseses kui rahvusvahelises tegevuses.
Selle lihtsa ja toimiva põhimõtte sõnastab Vabariigi Valitsuse kinnitatud uus laiapõhjaline riigikaitsestrateegia, mis käsitleb riigikaitset mitte pelgalt kaitseväe, vaid terve riigi ja rahva integreeritud jõupingutusena. Strateegia hõlmab sõjalist kaitset, tsiviilsektori toetust sõjalisele kaitsele, rahvusvahelist tegevust, sisejulgeoleku tagamist, elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamist ja psühholoogilist kaitset. Riigikaitse põhimõtete osas oleme saavutanud vaikiva konsensuse. See on hea, kuid kaitsevõime järjepidevaks arenguks oleks tähtis sõlmida Eesti poliitiliste erakondade vaheline ja nende ülene laiapõhjaline pikaajaline riigikaitsealane kokkulepe, nagu see on tehtud Põhjamaades, näiteks 10 või 15 aastaks. Siis ei saaks valimiskampaaniates seada kahtluse alla ennast õigustanud riigikaitsemudelit, riigikaitse rahastamist. Riigikaitse arendamisel on järjepidevus ülioluline. Emotsionaalsed otsused päevapoliitiliste võitude saavutamiseks võivad lõhkuda kogu ehitise. Eesti kaitseväe maine on kõrge. Nii NATO partnerite kui ka Eesti avalikkuse tunnustuse on pälvinud meie sõjaväelaste pühendumus, vastutustunne, distsipliin ja arenemistahe. Meie välismissioonidel olevad ohvitserid ja sõdurid on näidanud end võrdväärsete partneritena demokraatliku maailma parimatele sõjameestele ning võitnud nende lugupidamise. Seda mainet tuleb hoida ka edaspidi. Meie kätte on usaldatud oma riigi ja rahva kaitse ning selle teostamiseks antud relvad. Õnnitlen Eesti Vabariigi 93. aastapäeva puhul ja soovin kõigile tarkust, jõudu, tahet ja visadust töös meie väikese rahva hüvanguks. Elagu Eesti Vabariik! Sellised olid siis Kaitseväe juhataja remargid tänasel tähtsal päeval. Minul ehk kõige rohkem jäi meelde mõte sõlmida Eesti erakondade vahel selline üldine pikaajaline kokkulepe. Õnnista meie riiki. Õnnista meid, kes me sellest riigist hoolime ja seda kaitseme. Kinnita me vabadus, hoides meid rahu ja üksmeele osaduses. Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja Kaitseväe juhataja rõhutas oma kõnes veel seda, et riigikaitsel on lai tähendus ja Eesti on nii väike riik, et kui on mingi kriis, siis me oleme kõik sellega seotud ja riigikaitse peab olema meie kõigi kodanike igapäevane mure, et see ei ole ainult nende mure, kes parasjagu kaitseväes teenivad või teenivad siis reservis. Et ta tõi siin välja, et riigikaitse hõlmab lisaks sõjalisele kaitsele ka tsiviilsektori toetust sõjalisele kaitsele, rahvusvahelist tegevust, sisejulgeoleku tagamist, elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamist ja psühholoogilist kaitset. Ja tsiteerimist väärib ka mõte see, et me ei või endale lubada lõtvust või jõupingutuste vähendamist, aga see kehtib ainult minu meelest kõikide eluvaldkondade kohta, et ei ole midagi tülgastavamat kui lõtvus või laiskus, just nimelt. Ja et selleks, et kas või paigal seista, pead sa ju kogu aeg täiesti just jooksma. No just, ja piisab vaadata õhtuseid uudiseid, et näha, et maailma julgeolekupilt on praegu väga kirju ja üsna ettenust. Sellele juhtis ka Kaitseväe juhataja tähelepanu, et see on väga kiiresti muutuv. No nii, aga nüüd me oleme jõudnud ühe aasta oodatuma hetkeni ja Eesti Vabariigi 93. sünnipäevale pühendatud paraadi läbimarss algab nüüd. Ja traditsiooniliselt siis paraadi ees marsib riigilipp. Ja seekord on siis riigilipp Eesti reservohvitseride kogu liikmete käes ja eks see on ka sümboolne, sellepärast et Eesti riigikaitse on ehitatud üles
segakomplekteeritusel põhimõttel, et meil on üksikud elukutselised üksused, aga sõjalise jõu annab siis reservi põhine kaitsevägi ja siis lipumeeskonna ees oli leitnant Indrek Reismann. Ja muuhulgas oli seal näha ka lipusaatur leitnant Madis Millingut, tuttavad näod. Ja lippur on kapten Lauri Kurvits, kes sai kapteni auastme just nüüd. Tema töötab värbamiskeskuse juhatajana. Kaitseväe lippur on siis kapten Arbo Proopal Maaväest ja lipusaatur nooremleitnant Erik Kuudevald. Ja lipuohvitser on leitnant Meelis Soosaar Kaitseväe peastaabist. Ja nüüd näitab kaamera sidepataljoni lippu. Et sidepataljoni ülema rivies major Veiko Kannel, aga nüüd on möödamarsil Kaitseväe ühendatud õppeasutused ja kaamera libises üle kursuse ülema leitnant Ivo Silmbaumi, kes on Eesti üks parimaid tankitõrjujaid ja oli üle-eelmisel aastal ka aasta ohvitser. Ja siin on näha, et siis kadetid on kahes vormis, nii õhuväe õppesuund kui siis maaväe õppesuund ja sel aastal lisandub siis ka mereväe õppesuund. Just sellega on siis saavutatud olukord, kus kõikide väeliikide ohvitserid saavad baashariduse Eestis omandada. Ja nüüd näitab kaamera maaväe lippu. Lipuohvitser on Paljak ja see on sidepataljoni ülem, sidepataljoni lipp. Ja sidepataljoni tööteenistus ja mõte on tagada staapide tegevus, side ja juhtimissüsteemide toimimine ja nüüd on möödamarsil presidendi kaardivägi vahipataljoni ülem major Toomas Väli ja nad on relvastatud siis poolautomaatviitpüssidega M14. Ja erinevalt siis teistest astuvad vahipataljoni kaitseväelased paraadil niinimetatud preisisammu, mis on siis teadupäraselt pisut uhkem ja rõhutatud. No jah, et see on selline paraadüksus. Ja nüüd näitab kaamera Kuperjanovlasi. Kuperjanovi pataljon on tulnud paraadile jalaväekompanii ja miinipildaja patareiga ja Kuperjanovi pataljon erineb selle poolest, et kui kõik üksused kannavad oma embleemi paremal käel, siis Kuperjanovlastel on surnupealuu ja kondid vasakul käes, sest neil on see traditsioon tähtis, ajalooliselt on nii olnud ja tegelikult see tähendab ainult seda, et nad põlgavad surma ja on surmast tugevamad. Nüüd näitab kaamera mereväe üksust. Ja Kuperjanovlased on siis relvastatud automaadiga Galil R kaliibriga 5,56 millimeetrit. Ja lippur on nooremleitnant Priit Värno ja lipusaaturid Janek Karing ja Robert Parkala. Ja valges talve maskeerimisülikonnas on siis Viru pataljoni jalaväekompanii ja Viru pataljoni ülem on major Janno Märk, kes marssis pataljoni ees ja Janno Märk on olnud Eesti kontingendi ülem Afganistanis ja Estpla 9 ülem Iraagis, operatsioonil Iraagi vabadus. Pataljon on süvendanud oma väeosa traditsioone, nagu näiteks oma aastapäeva tähistamine, seda tehakse siis piduliku jalutuskäigu ja rivistusega Jõhvi kesklinnas ja tehakse rännakuid Ida-Virumaa ajaloolistes paikades. Nüüd kaamera näitab rivitrummaleid, kes liiguvad juba mööda Pärnu maanteed. Ja tallinlased on ka juba Pärnu maantee äärde tulnud. Jah, mööda marsil on Viru pataljon. Ja nüüd on siis
möödamarsil mereväeüksus. Mereväeüksuse ees on mereväe ülem, mereväekapten Indrek Švede, väga kogenud mereväeohvitser ja mereväelased on relvastatud püstolkuulipildujatega, mis on Rootsi päritolu. Tõepoolest näeme siis pilti täna kahest kohast siit väljakult ja Pärnu maanteelt. Selles mõttes on hea mõte, et inimesi saab rohkem tulla kaasa elama paraadile. Ja nüüd kaamera näitab Kaitseliidu lippu ja nüüd näitab mereväelasi, kes on mereväe baasiüksus on relvastatud Rootsi automaatidega AK-4, mitte ajada segamini AK-47-ga, et selle AK-4 on pärit tegelikult Saksamaalt ja see on G3 Rootsi variant. Ja siin on juba ja see on vahipataljon mereväe vormis. Ja nende järgi marsivad siis kuperjaanovlased Võrust Taara kasarmutest. Ja nüüd on näha kaitseliitlaste õlal kuulipildujaid MG3, mille modifikatsioon teises maailmasõjas või mille eelkäija oli MG42, mida kutsuti Vikartiks, et tal on täiesti kohutav tulekiirus, tehniline tulekiirus on 1000 lasku minutis, et see ikka vastase ahelikku niidab lihtsalt ära. Ja nüüd näitab kaamera Sisekaitseakadeemia lippu näitas ja nüüd näitab jälle kaitseliitlasi. Lipusaatja siis politseikolonel Aivar Toompere, politsei- ja piirivalvekolledži direktor ning lippur kadett Gunnar Püvi. Kuperjaanovlased. Ja need on siis politsei- ja piirivalve kolledžist ja sümboliseerivad sisekaitsejõude, et kui me räägime riigikaitse laiast mõistest, siis on ka sisekaitse ja sisejulgeolek äärmiselt oluline. Kostab Saksa, need on Eesti õhuväe helikopterid Robinson 44. Ja et see ei ole veel see päris kuulus vabaduse heli, mida sa oled korduvalt nimetanud, kui on lennukite ülelend. Aga jah, et Tallinna õhuruumis on ka 2 Saksa ja sealt nad tulevad. Mitmeotstarbelist hävitajat Fantoom. Ja seal nad on. Olge lahked, vabaduse heli. Ja, Fantoom. Et need F4 Fantoom 2 suudavad kanda väga erinevaid relvasüsteeme, hävitada õhu- ja maasihtmärke ja hulgas suudavad kanda ka tuumarelva, mida neil Balti õhuturbe missioonil kaasas ei ole. Väljakul vurab aga Scoutspataljon. Jah, Scoutspataljoni ülem on kolonelleitnant Vahur Karus ja need on basi 180 valmistatud Paatria tehases. See lühend tuleb Paatria sisu, see ongi basi. Ja siis need soomusautod on ennast õigustanud meie välismissioonil Afganistanis, relvastatud Browning kuulipildujada 12,7 millimeetrit, mille laskekaugus on, ütleme umbes 2 kilomeetrit. No üks hirmus aparaat on see. Jah, ma ei hakka siin kirjeldama, et mida see suudab teha ehitiste, soomusautodega ja vastasega. Paraadil osaleb ka oma kompaniid Afganistanis juhtinud kapten Meelis Jõemaa. Muide, Estkoi 10 teenis siis circa 200 päeva
ja küll on Kaitseväel tore sõnastus, et kontaktis oldi 75 päeval, see on siis Kaitseväe definitsioon sellise sõjalise kokkupuutle kohta. Nojah, et kuidagi peab ju seda seletama, et see päris lahing ei olnud, et see on kontaktne, see oli nali, et tegelikult meie sõdurid on väga vapred ja teenivad ühes väga tulises kohas Afganistanis Lõuna-Helmandis ja on pälvinud kõigi liitlaste lugupidamise. Aga nüüd on siis näha Kaitseliidu Tallinna maleva lipp ja Tallinna malev on välja pannud siis koondpatarei maasturitel Volvo TGB 1111 41 ja mis on Volvo Cross Country C303 modifikatsioon ja see Kaitseliidu koondpatarei praegu liigub meditsiinisoomuk paraadmarsilt läbi. Nende Volvode peal on siis 90-millimeetrised tagasilöögita tankitõrjekahurid. Just, et kui on hästi väljaõpetatud meeskond, siis nagu ütles tankitõrje õppejõud just majoriks saanud Tamur Kusnets Kaitseväe ühendatud õppeasutustest, et sellega saab nüpeldada vastast nagu rannamees rotti. Ja siin need maasturid ja tankitõrje kahurid on. Et eriti efektiivsed on nad muidugi lahingumasinate ja soomukite vastu, et mis tankid teeb auklikuks, et neid relvi me näeme ka kohe. Nii, ja nüüd on siis mööda marsil sõidul tankitõrje raketisüsteemid Milan Viru jalaväepataljonist. Kirde-kaitseringkonna Viru jalaväepataljon õpetab välja jalaväge ja tankitõrjujaid. Ja Milan suudab hävitada tankid kuni 2 kilomeetri kauguselt. Ja tegelikult Milan ongi välja töötatud suurte Lääne-Euroopa riikide, Saksamaa, Prantsusmaa koostöös ja nende põhiline sihtmärk oligi T-72 ja T-80 tüüpi tankid. Et nendest jääb järgi, ütleme niimoodi, et varustus või metall, mis sobib vanarauda. Ja nüüd sõitis mööda siis, see on jälle uuesti Milan, aga Mercedes Unimogide peal on Mapats, mille laskeulatus on, nüüd ta tuleb just kaadrisse, mille laskeulatus on 5 kilomeetrit ja see on ameeriklaste TOW-2 modifikatsioon, mis on ehitatud Iisraelis, et selle peal on õpetatud välja üks reservüksus ja nüüd sõidab mööda Kuperjanovi pataljoni 120 millimeetriste miinipildujate patarei. Et miinipilduja patarei on väga tänuväärne tuletoetusrelv jalaväepataljonile ja Eesti jalaväepataljon ongi sellepärast nii tugev, et meil on orgaaniliselt sees igas jalaväekompaniis 81 millimeetrised miinipildujad pluss pataljoni peale veel 120 miinipilduja patarei, mille tuleulatus on 7 kilomeetrit. Ja miinipildujate patarei paraadüksuse ülem on leitnant Ivo Peets. Ning õhutõrjujad. Õhutõrjepataljon. Nende kasutuses on siis Eesti üks Kaitseväe kallimaid ja moodsamaid relvasüsteeme Mistral muuhulgas. Jah, aga hetkel sõidab mööda Sergei, mis on siis 23 millimeetrine õhutõrje kahurisüsteem, mida ka kasutavad meie vennad soomlased nii õhu- kui maamärkide hävitamiseks ja eriti efektiivne see on kopterite vastu, et Sergeide kilttulealasse ei taha tulla ükski kopter, et sellest jäävad järgi. No ühesõnaga see kopter tuleb
mitte omal tahtel kohe alla ja õhutõrje esimene reegel ongi see, et lase nad alla, küll maa peal sordid. Ja muide homme needsamad õhutõrjepataljoni sõdurid lasevad nendest suudest siis maa sihtmärkide pihta. Jah, et põhimõtteliselt kõik soomukid hävitavad need ära ja siin on siis Mercedes Unimogide peal õhutõrjeraketisüsteem Mistral, mis on lähiõhutõrjesüsteem ja põhimõtteliselt suudab hävitada kõike, mis lendab. Ja iga ilmaga. Ja iga ilmaga. Ja esimesed reservüksused on ka selle süsteemi peale välja õpetatud ja esimestele reservüksustele tehakse juba isegi õppekogunemisi, kus sel aastal osales ka riigikaitse kõrgema juhi poeg Lipnik Ilves. Ja õhutõrjete pataljoni ülem on Mati Tikerpuu ajal. See oli uhke pilt sealt Pärnu maanteel. Jah, ja nüüd kaamera näitab 155 millimeetriseid Saksamaal ehitatud raskeid välihaubitsaid, mille laskekaugus on 24 kilomeetrit, ei ole nali, ja reaktiivmürskudega 30. Et meil on ka laskemoona, mis suudab tekitada, kassettlaskemoona, mis suudab tekitada olulist kahju vastase soomukitele. Need on Soomest soetatud 122 millimeetrised välihaubitsad. Selle laskekaugus on siis 11 kilomeetrit, aga samamoodi kuni 15 kilomeetrit teatud tingimustel. Ja nende 155 millimeetriste lihtsalt, et seda gabariiti pisut anda, et see rännakasend annab pikkuseks 9,6 meetrit, nii peaaegu 10 meetrit. Ja nendel 155 millimeetristel on peal siis mootor, millega ta saab ise positsiooni vahetada. Volkswageni tehases valmistatud mootor. Kaamera näitab. Nüüd vaatame hea. Need on presidendi eest sõidavad mööda siis 155 millimeetrised rasked välihaubitsad, mida veavad 6 rattaveoga veokid MAN. Üks patarei, 6 haubitsat ja Eesti suurtükiväelased on ennast õppustel näidanud väga täpsete ja hästi treenitud sõduritena. Nüüd aga Kaitseväe logistikakeskus. Jah, Kaitseväe logistikakeskust esindab siis mitmeotstarbeline veduk-tõstuk ja kui rääkida jälle riigikaitse laiast käsitlusest, siis on see sama veok, mis on Ülemiste järve jäält ära vedanud Poola lennuki ja aidanud suuremate õnnetuste korral. Nii, ja nüüd sõidavad mööda Pärnu maanteed tankitõrjujad. No nii, siia Vabaduse väljakule igatahes saabus nüüd pärast selle hiiglasliku Mercedese möödavuramist vaikus. Pärnu maanteel saavad veel kõik paraadi pisut nautida, aga põhimõtteliselt on paraad iga hetk oma lõpule jõudmas, aga sündmused, Peeter, täna ei ole veel läbi. Ei, et siis kohe tulevad siia väljakule suurtükid, soomukid, mida kõik tallinlased ja Tallinna külalised saavad oma käega katsuda ja vaadata ja ma tean, et ka Kaitseliit on lubanud pakkuda suppi, aga mida öelda paraadi kohta? No paraad oli uhke ja muide kogu aeg läheb soojemaks, -14, nii et nii kui päike välja tuli, on oluliselt soojem. Igatahes minu meelest oli uhke, palju tehnikat, palju inimesi
See oli huvitav mõte tõmmata paraad nii-öelda pikemaks, näidata seda ka Pärnu maanteel, et rohkem inimesi saaks sellele kaasa elada. Aga mis me kommentaatorid siin arvame? Meil on korrespondent Indrek Treufelt valmis küsima inimeste käest, kuidas paraad meeldis? Jah, oleme siin vanaaegsete Harju värava varemete juures ja tõesti -14, aga on niisugune oluline mõiste nagu tuulekülm. Ja seda peab küll ütlema, et kui vaadata välja siin mõnda korstend on näha, tuult ei ole praktiliselt, suits läheb otse üles. Selles mõttes on hea ilm, et ei ole seda tuulekülma, mis nagu võimendaks seda pakast. Nii et mulle tundub, et küsin siit rahva seast, kuidas on selle külmaga siin seista? Ei ole viga, täitsa talub ära. On teil mõni nipp ka, et kuidas vastu peab? Ei, pani lihtsalt soemalt riidesse. Mis paneb sellise külmaga siia välja tulema ja seda paraati vaatama? No ikkagi see on täitsa huvitav vaadata, sest et ma olen elanud üle selle sõjaaja ka. Ja sellepärast ma tahan näha seda tehnikat ja kõiki mind see huvitas. Et sel juhul olete vist üsna erinevaid paraade näinud elus? Olen küll, jah. Igasuguseid. Nii, kuidas tundub selle külmaga? Vahetame kogemusi? Я по-русски, пожалуйста. А как у вас это очень такое холодно, мне кажется? Ноги замерзли чуть-чуть. Но я хотел просто хоть один раз увидеть парад этот. Я только по телевизору смотрел, а ни разу так не видел. И как вам кажется? Интересно, очень, очень интересно. По телевизору одно, а натурально более интересно увидеть это. Потому что телевизор есть телевизор, а так вот первый раз просто решил посмотреть. No, интересно, очень хорошо. Мне понравилось. Kuulsime siin väikest siis kogemuste vahetust sellest, kuidas on külma ilmaga, et varvad pisut külmetusid, aga sai hakkama ja härra ütles ka seda, et ta tahtis ükskord ka ise näha, mitte teleka vahendusel, vaid siin platsi peal vaadata paraadi ja oli väga huvitav. Kuidas teil külmaga? I'm afraid I only speak English. All right, why not? Because I'm from Ireland and we're over in Tallinn for an inter-church congress on responding to conflict. So my church, which is the Church of Ireland, has a link with the Estonian Lutheran Church. So we're here for the last few days and it's nice to finish up with this wonderful occasion. Let me translate. Härra räägib, et ta on siin ühel kirikuüritusel ja seetõttu on hea olla siin platsi peal. So for Ireland, for you, as you come from Ireland, it could be quite freezing to stand here and to see all those events. Yes, indeed. I don't know. My blood isn't used to this kind of... my feet don't belong to me anymore, I'm afraid. Ja kuulsime seda, et veri ei ole just selleks päris valmis, nii et on keeruline, aga ikkagi saab siin seistud. Thanks a lot. Ja sõna jääb teile seal. No uskumatult rahvusvaheline seltskond on paraadi helgemas. Jah, ja mina ei usu küll, et Indrek nad enne üles rivistas, eks ta võttis ikka järjest. Me ei leppinud kokku, ausõna ei leppinud kokku. Aga Peeter, mis siin väljakul toimub? Siin väljakul nüüd pannakse üles suurtükid, et oleks näha, pluss pannakse välja kõik need relvasüsteemid, mis olid motosõidukite marsis siis. Ja siin on ka siis esimest korda väljas Tallinnas uus Hollandis ostetud Soome päritolu basi 188, mis on siis uue põlvkonna basi. Et ma arvan, et kohe lapsed pääsevad ka oma käega katsuma suurtükke ja soomusautosid. Nii et võib julgelt tulla, saab käega katsuda, saab peale rõinda, kui vaja. Muidugi, aga muidugi ettevaatlikult, sellepärast, et praegu on libe. Aga eks sõdurid aitavad ja annavad selgitusi. No nii, aga kas Indrek on valmis meile vaheldama veel emotsioone publiku seast? No nii. Ei ole Indrekut, lõpu. Hakkame minema. Ma ütlen seda, ma olen üsna imestunud, selles mõttes, et ma eile õhtu vaatasin, kui pandi neid aedu siia ja ma mõtlesin, et kus see rahvas küll tuleb, et nii külm on. Aga kui ma vaatan sinna üles mäe peale, kõik need tänavaääred on ikkagi rahvast üsna täis, nii et huvi on normaalne, nii nagu igal aastapäeval. Nii, küsime siit
kuidas on? Mis trikki, ega külm sind ei näpista? Ei näpista. Nii panid mitu kihti riided siis selga või kuidas? Ja panin küll, jah. Nii, ja miks siis tulid? Et paraadi näha. Nii. Ja mis sulle meeldis selle paraadi juures eriti? No autod meeldisid. Nii. Ja siis need inimesed, kes siin kõnnivad nende riietega. Nii et sõjaväelase elu tundub vähemasti, et päris nagu tore. Jah. Tundub küll, jah. No, mismoodi sa veel seda vabariigi aastapäeva veedad? Ma ei oska täpselt öelda, mismoodi. Eks ma isaga kahekesi veedan. Aitäh! Ja vaatame siit edasi. Tervist, proua! Kuidas siis vahetame kogemusi, kuidas külmaga? Oi ei, siin on nii mõnusalt soe, ei ole viga midagi, väga ilus ilm. Kõik on korras. Mis paneb sellise külmaga siia tulema ja paraadi vaatama? Noh, see on ikka üks ainukene kord aastas ikka ja elan siin lähedal, no kuidas ma jätan juhusse kasutamata, et vaadata seda rõõmu. Ja olete siis igal aastal käinud? Olen küll. Ja kuidas nüüd see aasta oli midagi teistmoodi, midagi huvitavat või see on juba nagu rutiin? Ei, noh, oli tore, et ikka need kõik see puhkpill ilusti jälle, asendus jälle kuidagi teisiti ja see muidu oleks jäänud võib-olla kahvatuks, see muusikaline osa. Ikka kuidagi eriline. Kuidas te seda Eesti sünnipäeva tähistate? No kook on juba tehtud. Nii et läheme koju kooki sööma. No nii. Vaatame edasi, siin on palju lapsi ja ma ütlen, et see lipp on ka üks tore element täna, sest neid on siin jagatud rahvale ja see on väga ilus värvilaik siia sellesse kargesse talve, nii et kes külma trotsis, see sai ka lipu kingituseks. No nii, kuidas paraad oli? Lahe. Lahe, mis oli lahe? Need sõjaväelased olid. Ja autod? Autod olid ka. On sul nüüd plaan ka, et kas üritad neid autosid lähemalt ka vaadata? Ja kodus on ise ka tehtud veel kook ka valmis, peale seda vaatamist lähen kohe koju ja see on kooki. Ja üleüldse on ju vaba päev? Jah, täna on vaba päev. Kuidas külmaga? Natukene on külm kätel. No siis pead liigutama. No nii. Et tõepoolest imetlen seda publikut, kes siin on seisnud, sest kõik spetsid ütlevad, et seismine on see kõige raskem niisuguse pakasega. Aga sõna tagasi. No sellised toredad emotsioonid siis publiku seast ja kui neid poiste säravaid silmi vaadata, siis tundub, et Eesti tuleviku pärast võib küll üsna rahulikult ennast tunda. Absoluutselt. Oli suurepärane päev, suurepärane paraad. Hakka või luuletusi lugema. Mis me siin ikka luuletame? Ilusat Eesti Vabariigi 93. sünnipäeva, režissöör Olga Käo, kommentaatorid Peeter Tali ja Andres Kuusk tänavad teid. Ja nii kaua, kui Eesti sõdur sammub Tallinnas Vabaduse väljakul, võivad kõik Eesti elanikud rahulikult magada. Olge tublid ja ilusat vabariigi aastapäeva!